Kiirus, sõbrad, on teiega taas kord ja Margus Kiiver saab pikema suvepuhkuse, sest et vormel 1 pakib ennast kuuks ajaks kokku ja minuga koos enne suvepuhkust Silver Kleiman-Leiman. Raika Hoosmees. Ja kõik, kes kuulavad meid legendaarne raadios, siis legendaarseks juba saanud F1 teemaline podcast Kiirus siin teiega, aga enne, kui ma tuiskaks sõbrad selle Ungari GP juurde, siis ma võtan siit lahti selle oma vahvad räike trummipõrin. Tuletan meelde, et aprillis jäid ära Bahreini ja Saudi Araabia etapid, sest et käib mingisugune action seal piirkonnas, kes kellega läbi ei taha saada ja Hormuzi väinad ja muud jutud. Ja me ei tea, mis saab hooaja viimaste ehk siis Katari ja Abu Dhabi etappidest. Kestvussari Vekk on oma asjad Araabiast ära liigutanud, need announcement'id on tulnud, sellest minu meelest ka eelmine kord rääkisime ja WRC pole ka midagi öelnud, aga F1 tegi nüüd siis ühe asendusliigutuse, nüüd on see Bahreini GP toimub Malaisias. Ühesõnaga, oktoobri alguses Aserbaidžaani ja Singapuri vahel siis Sepangi ringarajal Bahreini GP, aga Malaisias. Seda ükski pressiteade ei öelnud ju, et kõik kirjutati hästi ilusaks, aga tegelikult tuleb lihtsalt Lähis-Idast raha ja ei saa seda nime ära kaotada. Ja ma ei tea, päris enne, kui me veel läheksime sinna selle Ungari GP juurde, on meil midagi veel niukest, Racing Bulls, kuulujutud, ähmased tagatoa jutud, kes läheb kuhu, tiimivahetused. Piastri Red Bulli. Kas juhtub? Keegi ei tea. Aga ega võime rahulikult selle kvalifikatsiooni teema nüüd pulkadeks võtta, et vaatan seda esimest Q1. See oli äge. Noh, ma ei tea, kui äge see on, kui ainukese asjana, ma tooksin sealt ikkagi välja, Fernando Alonso. Kas te saate aru? Aston Martin Q2. Kusjuures tegelikult see auto näeb juba natukene jõhkram välja. Esinina on natuke kitsam, enam ei ole nii lai ja ta on agressiivsem. Ja siis järgmine uuendus on mootor vist pärast aerot. Jah, neil on vaja ikkagi kuidagi see kere paika saada, aga edeneb. Selles suhtes nende tulemuste järgi edeneb. Ja kui ma võtan ette siis Q2-st välja langenud, ühesõnaga Q1, kõige viimased, sorry, Ameerika autode fännid, Cadillac, siis oli Lance Stroll 20. 200 GP. 200 GP, vabandust. Ja. Siis olid Williamsid, Olli Beerman ja kui me lähme siis Q2, et kuidas seal see alumine ots oli. Alonso, Ocon, Portoleto, Colapinto, Gasly ja Lawson. Ehk see nagu eelmisest korrast alpiinide siukene hakkas vaikselt minema tempo alla, kuigi ütleme, et kohad 12-13 ei ole siiski halb. Ja nüüd muidugi tuleme siis selle kõige-kõigema juurde. Kuidas sa kirjeldaksid Ungari GP kvalifikatsiooni viimast raundi, kuhu jäid 10 kiiremat, kust me saime üllatusi? Rada oli nii must, täiesti lõpp. Ja kus on Fortali masinad? Miks te ei puhasta Ungari rada? Aga see, et rada läks järjest kiiremaks ja Hamilton tegelikult nagu lihtsalt vaatad, mõtled, vabatreeningud, kõik asjad on ju, kiirust on, ajad on lillad, kõik sektorid on lillad on ju, ja siis Ferrari fännid on niimoodi. Ja äkki tuleb on ju, ja siis kõige esimesena peale rada veel annab sulle haarduvust, annab pidavust ja ei tulnud sealt head aega niimoodi. Tuli hoopis head aega. Ja tuli hoopis head aega. Ja. Ei, nii hullusti läinud. Nii hullusti läinud. Norris tuli. Norris, ei, see tegelikult on ju kõik hästi. Võtame Q3. Norris, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Piastri, Verstappen, Russell, Hadjar, Lindblad, Nico Hülkenberg. Et kui me selle McLareni üllatuse kõrvale jätame, siis Audit Q3-s, see hakkab ju nagu tavapäraks saama. Ja. Me võiks sellega harjuda.
asi toimib. asi toimib, seal hakkab see tiim nagu paika saama, Aston Martinit on juba Q2 jõudnud, on ju, Cadillacid on endiselt. Vaata, Paul Aron sõitis Audiga, on ju. Me jõuame sinna. Seal läks jälle paremaks. Paul Aron ei sõitnud Audiga seekord. Ei, viimane kord, see enne seda. Viimane kord sõitis ta Alpiniga nüüd. Me kohe võtame selle asja ka teemaks, aga kui me ikkagi käime läbi selle, et Norris lajates täiega ja Piastri 5, siis kas McLarenis sees, me jõuame selle sõidu juurde ka, on ju, kas on ikkagi niimoodi, et eelmise aasta maailmameister saab nagu mingeid paremaid mänguasju endale? Seal on üldse eelmine aasta Ungari GP väist trauma ka vist mängus äkki. Võib. Juba... Need haavad ei lähe lihtsasti. Või kunagi see, kui Valtteri Bottas natuke tegi asju. Aga Paul Aron mängu tuues siis vabatreeningul. Paul Aron tegi siis vormel 1 ajalugu. Jah. Sest ta on sõitnud nüüd erinevate jõuallikatega, erinevate autodega ja oligi siis nüüd Alpini esindamas. Ütleme, et vabatreeningu tulemused, mina ei ole kunagi see, kes vabatreeningu tulemustest või siis samamoodi, kui kvalifikatsioon käib, siis esimeste nende raundide põhjal seal mingisuguseid otsuseid mina ei langeta. Et see ei näita midagi ja ma seekord ei kuulanud ja ei ole ka nüüd lugenud, et täpselt, et millised olid Pauli ülesanded Alpini jaoks, aga Audiga vabatreeningud varasemad, mis siis on 2 tükki see aega olnud, on nagu ta saanud rohkem särada, et nüüd see kiire ring ei tulnud niivõrd hea, aga samas igasugune see info, mis käis selle kohta, et tema tööülesanded selles vabatreeningus, siis sellega oldi enam kui rahul. Maadles samamoodi autoga nagu Colapinto enne oma seda seinapanekut, et pigem ei ole asi nagu mehes endas. Kindlasti, sest et positiivset pressi Pauli suhtes on läbi selle vormeli hooaja väga palju tulnud ja ikkagi kõik ootavad nagu seda hetke, et millal ta saaks päriselt võidu sõita F1 masinaga. Tereis tegi artikli. Väga hea artikkel, otsige see üles, me paneme selle lingi siia alla kuskile kirjeldusse YouTube'i vähemalt. Mis me siis stardis nägime? Kõik olid jälle Ferrari fännid olid. Muuseas väga palju eestlaseid, väga palju meie WhatsAppi grupi liikmeid, tuletangi meelde. Paneme selle WhatsAppi grupiga liitumise lingi ka siia YouTube'i video alla, et meil niisugune väikest kommuuni lükkame käima vormelist ringrajasõidust Eestis üldse räägitakse vähem kui rallist, sest et ega oli ka ju ralli oli ja Soomes ralli tuleb, aga pühendume sellele ringraja spordile ka ikkagi viisakalt minuteid. Me jõuame nüüd selle stardi juurde. Ungaris. Ferrari fännid mõtlevad. Meil on nii hea seis. Norris, võttis kvali ära. Las ta olla. Meil on 2 Ferrarit, 2 ja 3, Hamilton ja Leclerc. Ja mis juhtub? Juhtus nii, et McLaren sai mega hea stardi. Mõlemad McLarenid said mega hea stardi. Ja siis sai mega hea stardiga Kimi Antonelli. Max Verstappen. Ja Russellil. See on valus. Muidugi ma ei tunne talle kaasa. Ei ole Russelli fännid, nagu teada. Ja, mitte keegi meist. Meil on täna seal kaamera taga Kristjan alles. Kristjan, näita käega mingit asja. Ütle, Russelli fänn oled? Ei ole. Ta teab meist kõige vähem vormelist, aga ta ei ole ikka Russelli fänn. Aga siis hakkas mingisugune McLareni disko peale, sest et me saime tõesti positiivse üllatuse McLarenite näol. Eelmise aasta maailmameister vajutas kohe korralikult peeneks. Kui me mõtleme, et McLarenite kätte on läinud 2 viimast konstruktorite karikat, siis selle hooaja algus on ju ikka olnud väga raske. Uued autod, uued reeglid ja nüüd järsku lihtsalt enne suvepuhkust purrakas. Jep. Out of nowhere öeldakse selle kohta. Muidu ju nende mingite uuenduste asjadega kõik on siin öelnud, tegime seda, panime selle, nüüd on
McLareni kohta, ma ütlen, minust vähemalt jooksis see info täiesti mööda. Ma olin üllatunud. Kvalifikatsioon oli nii, et okei, tuli, et noh, Norris oli, Piastri kuskil tagapool, aga see, mis seal sõidus hakkas juhtuma, see oli mulle ja positiivne üllatus. Sest ma olen ka seda öelnud, et ma olen nende ajalooliste tiimide fänn, ehk siis McLaren, Ferrari, Williams, igati olen nende poolt. See on see pärand. Just, kus on vormel 1 tõeline nagu legacy sees. Ja siis tuleb üks meeskond ja keda narritakse, sa oled energiajoogi meeskond või tiim ja siis teeb ära, tõestab vastupidist. Aga kusjuures ma tahtsin seda öelda, et see stardi ja üldse see, mis järgne toimus, natukene meenutab ka seda, millalgi ammu aastaid tagasi oli ju see moment, kus boksipeatustega sõideti mööda, siis olid nagu sellised strateegiamängud, aga nüüd on nagu mõlema segu justkui. Ja, see on ka sul hea point, et kunagi olid meil veel tankimised on ju mängus, igasugust virvarri, siis nüüd see võidusõit on, ei saagi öelda, et see võidusõit oleks koondunud ühele või teisele poole, vaid võidu sõidetakse nii rajal kui kui sedasi võime öelda, siis boksi teel on ju, aga see tuleb tiimide poolt strateegiana. Ja see, et ei ole ka niimoodi, et üks nagu tiim domineerib, sest Red Bull mingi aeg tegi kõigist paremini. Just. Seda on palju põnevam vaadata. Ja siis on need strateegia erinevused, et see offset või et, ja küll mõlemad mehed alustavad softidel, aga ühele näiteks kulunud soft, tema läheb võib-olla. Õige. See paneb nii palju sellist nagu vürtsi juurde ja siis kui 21 käisin ise Ungari GP'd vaatamas, esimest korda elus viisin lapsepõlvu unistuse täide, vaatad, autod tulevad jumala kiireni, aga ikka tekkisid nagu rongid, aga nüüd on nagu see, et sul on 6-7 ja minnakse, nagu Eminem ütleb, round me outside, minnakse väljast mööda. Kuule, väljast mööda, seal on ikkagi ka tekkinud väga tihti, kui backvel on koos, siis siukene 3-car wide olukordi. Selline... Ma saan aru, et promootor on Ameerikast, aga veidi seda Ameerika võidusõidu vaibi, siukest Indikari, Naskari hõngu, just kui autosi on korraga kõrvuti palju rajal. Minule see meeldib, see annab võidusõidule tõelist vürtsi juurde. Kas me kuidagi selle sõidu ka inimestele suudame kokku võtta? Me läheme nii emotsionaalseks. Me peame seda suutma teha praegu mingi 5 minutiga. Sest muidu raadiokuulaja lihtsalt solvub. Top 10. Jaa. Tegelikult on ühest mehest kahju. Selleks meheks on Oscar Piastri. Esiteks Norris ütles, et kuulge, ma olen kiirem ja ta oli kiirem. Ja Piastril Silver võib öelda, mis Piastriga juhtus. Ma tsiteerin või parafraseerin Jolion Palmerit. Inimesed liikluses teinekord teevad samuti. GPS ütleb või Waze või Google Maps või Apple Maps ütleb, keera siit vasakule. Sa keeradki, aga tegelikult sa ei saa, sul on midagi ees. Ja sa pead ümber vaatama, ringi vaatama. Siis täpselt selline moment tekkis Oscar Piastril Carlos Sainziga. Ja Sainzi vabandus oli täpselt selline, et ma ei näinud. Ma võitlesin koha nimel. See pole siukest asja näinud tegelikult. Ka omapärane. Aga... Mängu lõppseis, Lando Norris, selle nädalavahetuse kõige õnnelikum mees. Esimene võit maailmameistrina. Me saime nende autodega ka, selle hooaja autodega ka uue võitja. McLaren sai esimese võidu kirja. Max Verstappen teine. Kimi Antonelli 3. Charles Leclerc 4. Lewis Hamilton 5. Penalti mees, Ja kuidas ta nopib neid? Need on nii lollid penaltid. Seekord siis 0,1 kilomeetrit tunnis boksi teel ületust. Just. Ja 5 sekki kaela. Ja boksist väljasõidus pani üle valge joone, aga andis koha tagasi. Just. See oli just kui Sealt edasi Hadjar. Hadjar kõva end. George Russell. Lawson. Hülkenberg. Kuule, kas see oli nüüd Nikole esimesed punktid. Ja Arvid Lindblad. Ja ega napilt Portoletto oleks võinud ju ka punkte võtta, aga siin ongi, et kui me nüüd seda järgmist saba vaatame, siis Alpiini, ei olnud ka Alpiinide päev ja nendest tagumistest tiimidest ma ei tea, kas meil üldse ongi mingisugune midagi seal. Kes meil katkestasid? Bottas piduri põlemine. Jaa, õige.
õige. Ja no Perez ka. jah, Ja noh, Piastril oli Piastri. siis see olukord, on ju. Aga Cadillacid mõlemad out. Nii et ma võtaksin ette korra siis selle seisu, et punktid või? punktid, jaa, 26 aasta. Ma pean kiiresti arvutama. No seda ma tean, et Hamilton on teine veel. 219 ja Hamiltonil 50 punkti. Antonelli esimene, 50 punkti temast maas Hamilton, siis seal Hamiltoni suht seljas kohe Russell, Leclerc. Jep. Norris. McLaren tuli kaarte segama, Norris on nüüd ülesse poole tõusnud, on ju, ja Max Verstappen, noh, Red Bullil ma ei usu, et selle teise poolega siin mingisugust ägedat andmist hakkab olema, aga ütleme, et McLaren võib siin esikolmikusse kindlasti ronida, me ei tea, mis saab edasi ja milliste uuenduste, millega siin nüüd kuu aega tegeletakse, on ju. Aga konstruktoreid korra vaadates, siis Mercedes 379 punkti, Ferrari 307 punkti, McLaren 220 ja tead, mis on see vastuolulisuse hetk. Wow. Hamilton, Antonelli, Hamilton. Tead, mis oleks lahe või? Antonelli maailmameister ja Ferrari konstruktorite oma. Ossa. Ma paneks sinna selle punkti. Silver, me olime samal ajal Audru ringrajal, toimus järjekordne mannergute mõõduvõtu etapp. Muuseas, kutsume kõiki inimesi üles Audrusse veel 7-8 august, 8 august on põhipäev, Estonian Grand Prix, Eesti parimad ringrajasõitjad ja ka lähiriikidest 2-4-rattalised. Albert Tamm teeb oma F4 vormelidebüüdi seal. Ralf Aron läheb Kalanaga ringirekordit püüdma, seal on vaadata väga palju, minge Estonian Grand Prix kodulehele, soetage endale piletid, tulge vaadake Eestis siinse kandi parimaid võidusõitjaid, ringraja võidusõitjaid. Aga meie olime mannergute mõõduvõttu filmimas, vaatamas ja siis jälgisime paralleelselt seda Ungari GP-d. Ja ma olin veidi lummatud. Me juba jõudsime selle siin oma tänase podcasti alguses rääkida sellest, et mitu autot kõrvuti, kuidagi seda võidusõidu faktorit omavahelist reaalselt ratas sõitu tuleb järjest nagu juurde. Ja tuleb nendes kohtades, kus sa seda ei oota just. Nende reeglitega. Ja siis on, noh. Aga kuule kohtadest rääkides. Ungari rada sai ju endale uued kurvinimed. Hamiltoni nimeline, Manselid, mis seal veel. See oli ju siiamaani niisugune lihtsalt kurv 1, kurv 2, kurv 3. Nii et vaadake seda ka järgi. Ka huvitav teadmine. Aga jah, kui muidu on mingid klassikalised möödasõidukohad, siis tänane auto võimaldab tuua ka neid üllatusi. Ja me oleme aasta algusest olnud just pigem positiivsed, sest et ma ütlen, et kui ma käisin siin hooaja alguses Albertiga VSK kardietappidel, siis seal ju pigem sellised, tulihingelised võidusõidu entusiastid, ei tea, et see võidusõit kuidagi ära rikutud, et nüüd on meestel seal niisugune PlayStationi efekt. No ei ole, tegelikult ei ole. See on nagu, auto teeb praegu seda, et auto on nagu inimene mõnes mõttes, ta tarkvaralises aspektis tekitab harjumused ja kui sa seda harjumust lõhud, siis tekib see sünkroniseerimise viga sinna, et kui näiteks oled harjunud parema käega hambaid pesema ja siis järsku hakkad vasaku käega seda tegema, et ei tule kohe järgi see, aga mingi hetk balansseerub ära, et seepärast ka McLaren neid äärekivisid natuke väldib, teised jälle saavad neid agressiivsemalt võtta, et kõik nagu sõltub sellest, et kuidas see tood ainult pointe välja, et see võidusõit nagu hoomab nii palju erinevaid aspekte, et kes kuidas, mitte kes kuidas rada näeb, vaid kes kuidas seda rada tarbida saab. Ja radade mõistes ka, et kui me lähme siin viimastesse aastatesse, on ju, et meil oli niisugune Mercedese era, meil oli Red Bulli era, siis tundus, et tuleb McLareni era. See on ära lõhutud. See on, jah. Sest et hooaeg algas Russell, kõik olid, lained lõid, nüüd on tema aasta, ei ole, Kimi Antonelli aasta, jah, maybe, aga see ei ole 100% Mercedes aasta. Et meil on
ütleme, kaardipakk on laiem kui viimastel aastatel, seda on enne ka juhtunud uute autodega, aga samas on pigem juhtunud see, tuleb uus auto välja, on üks kindel domineerija läbi siis terve selle ühe reeglistiku. Ja veel niimoodi, et keegi, kes on hooaja vältel, on ju kuskil seal viimaste seas suudab järsku ennast on ju Q2 potsatada. Jep. Väga ei ole näinud varem sihukest asja. Ja annaks nagu nendele uutele reeglitele, ma ei saa öelda, et andeks anda, aga see näiteks, mis oli Belgias on ju, et et ei saanud jõudu peale, aga mõelge nagu ise, et nagu 50-50 jaotus põhimõtteliselt ja Belgia on väga pikk ring ja need autod suudavad ikka seal kiiresti panna tegelikult edasi. Ja siis see, et kuidas sa pead ümber kohanema ja need autoharjumused siis ümber häälestama, et te ei oska ette kujutada tegelikult, mis tehnoloogia seal taga on. Lahkame korra tiime. Lahkame. Võtame noa skalpelli välja. Ma tean, kelle jaoks seda ei ole vaja, Cadillac. Nad ei ole, kohe üldse ei tule. Kohe mitte ühelgi tasandil ei tule. Aga kõige toorem tiim, las õpivad terve hooaja. Pidurit on vaja paremaks saada. Võtame Aston Martini. 1 punkt on ju käes. Nüüd jõuti Q3. Mõned kohad jäid puudu, oleks teisegi punkti saanud. Öeldi nende kohta ka, et ilmselt Adrian poleks neid intervjuusid ise nii rõõmsalt andnud, kui ta ei tea, et asi liigub õiges suunas. Ta teab veel midagi, mida meie kindlasti teame, või tähendab, meie ei tea ja mida mitte keegi ei tea. Williams. Alboni 100 GP. Ja rohkem nagu ei olegi midagi rääkida. Aga Audi uue tiimina 12 punkti kokku nüüd noppinud. Ma arvan väga fine. Ma arvan väga fine. Minek on hea. Haasid ei näidanud ka nüüd midagi see nädalavahetus. Veerman nagu sõidab üle Haasist praegu. Olli Veerman on kindlasti paremat masinat väärt kui Haasi. Sest ta on Ferrariga sõitnud korra. Ja ta on Ferrariga sõitnud, on ju. Alpine, küll Racing Bullisist punktidega 5 punktiga tagapool, 6. kohta hoidmas, aga ära noppinud ühe poodiumi. Peale sõitu, aga siiski. Ja said kätte. Et ehk siis meil poodiumil olnud võistkond ongi Alpine 1 korra, Red Bullil 4, McLarenil 5, Ferraril 9, Mercedesel 14 poodiumit. Aga samas kui me siit altpoolt üles tuleme, siis Red Bull Racing Bulls on siukses, ilmselgelt on Red Bull üle Racing Bullsist, aga nad suudavad praktiliselt nüüd kogu aeg stabiilselt olla sõita. Ja sõitjad saavad üli hästi hakkama, nii nagu sa mainisid, et kui me selle Red Bulli ja Hadjari võtame, ma arvan, et nendest noortest sõitjatest tema nagu väga heal kohal ja ma arvan, et see, et Lawson on Racing Bull, siis lasta olla. Hadjar on kindlasti seda Red Bulli kohta rohkem väärt. Racing Bull siis Lindblad on sügeda esituse teinud. Mulle meeldib ka Lindblad selle koha pealt rohkem. Kuigi, lähme lõpuni. Q3 on. 8 korral vähemalt. McLaren, Ferrari, Mercedes, et seal on McLaren teinud kõva hüppe. Mercedes, Ferrari siis omavahel peavad mingisugust heitlust, aga tead, nende sõitjate koha pealt tõesti, kui ma võtan kahtlemata ma tänases seisus endiselt lõhestunud on ju, et Hamilton või Antonelli, aga see selleks, kui ma võtan selle ülejäänud nii-öelda noorte skuadi, siis mis meil on siis? Meil on Hadjar, Lawson, Lindblad, Bortoleto. Siis siin ma ilmselt olen Lindbladi ja Bortoleto niukene mingisugune. Hadjar on hea, aga see mingisugune isiklik sümpaatia geen on veel puudu temaga. Las ta areneb ja tõuseb, aga ma arvan, et kui sa võtad Arvid Lindbladi ja võtad ka selle, et tema on tõesti samamoodi, ongi selle aasta ainuke rookie on ju. Selle aasta ainuke rookie, jah. 23 punkti Racing Bullsiga ära toonud ja kui meil kogu back on 22 sõitjat ja ta on 11, siis ma arvan, et see on väga fine tulemus su F1 esimese hooaja kohta on ju. Minu nagu mõistus saab selle koha pealt otsa.
Lähme otsime. Lähme otsime mõistust edasi ja, aga mis meil on siis? Meil on nüüd siukene jäme 6 aega puhkust ja siis, kus me siis lähme? Siis me kütame edasi, äkki oli Holland. Sandvort peaks olema, jah. Netherlands. Igaks juhul kontrollin, Netherlands, 21-23 august, round 12. Ja meie oskame seda öelda, et emotsionaalne hooaeg siiamaani olnud. Veidi puhkame. Kuule, meil on ka puhkuse ajaks ju sinu ja Margusega üks asi veel YouTube'i riputada. Millest te seal rääkisite? Natuke vormeli ajalugu, varasemad etapid, varasemad breaking olukorrad, hetked ja ülevaade, milline oli vormel 1 kunagi ja milliseks on ta saanud tänasel päeval. Ja kas on mingid asjad, mis korduvad või on mingid asjad, mida on olnud ainult ühe korra ja sellepärast tulebki vaadata, et äkki mingi hetk juhtub veel. Ja kindlasti peale suvepuhkust me teeme ka nii mõnegi veel ühisvaatamise. Siinkohal tõmbame kiirusele joone alla ja kohtume siis peale seda, suvepuhkuse ajal, vabandust. Juba ütlesin, et suvepuhkuse ajal kohtute Silveri ja Margusega, minuga peale suvepuhkust. Tšau!